Niisiis oli juttu sellest, et kuskil viimase 15 aasta jooksul on kogunud populaarsust andmebaasisüsteemid, mille iseloomustamiseks kasutatakse sellist sõnapaari nagu NoSQL süsteemid või NoSQL andmebaasisüsteemid. Ja nendes andmebaasisüsteemides kasutatakse siis andmebaaside ülesehitamiseks mingisuguseid teistsuguseid ehitusblokke, kui näeb ette relatsiooniline andmemudel ja selle alusel välja töötatud SQL andmebaasi keel. Teisalt, kui vaadata nüüd andmebaasisüsteemide populaarsuse indeksit, siis siit me näeme ikkagi seda, et siin näiteks esikümnes on hetkel 7 andmebaasisüsteemi, mille korral on öeldud, et andmebaasi mudel, siis andmemudel on relational. No seda tulekski siis lugeda, et siin on tegelikult tegemist SQL andmebaasi süsteemiga, mille korral saab siis andmebaasidega töötamiseks kasutada SQL-i andmebaasi keelt. Aga kui te pöörate tähelepanu, siis paljude nende puhul on siia kirjutatud ka multimodel. Et see multimodel viitab tegelikult nüüd asjaolule, et siin nendes andmebaasisüsteemides on võimalik luua selliseid andmebaase, mille kohta me võiksime öelda, et sellised hübriidsed andmebaasid, kus kohas on siis andmete esitamiseks võimalik kasutada selliseid erinevaid lähenemisi, sealhulgas ka siis selliseid lähenemisi, mis on tuttavad erinevatest NoSQL süsteemidest. Ja vot tegelikult tulekski öelda, et see ongi selline põhjus, miks pärast SQL on endiselt nii edukas ja populaarne, nagu ma rääkisin. Et kui mõelda esimesed artiklid relatsioonilise andmemudeli kohta aastatest 1969-70, et selle SQL-i eellaseks olnud keel töötati välja juba 70ndate aastate keskel. SQL-i standardi esimene versioon 1980ndate aastate keskel. Nagu mäletate, oli juttu sellest, et see SQL standard on tänapäeval paisunud selliseks väga suureks mitmeosaliseks dokumendiks, kus on tuhandeid lehekülgi, nagu tõeline selline mitme peaga lohe. Et kui hakata näiteks tõmbama mingisuguseid võrdluseid ja paralleele, et siis võiks ju mõelda, et kui küsida, et mis elusolend või olend iseloomustaks siis SQL keelt, et siis esimene mõte on, et äkki näiteks on dinosaurus. Et ka selline hästi suur, hästi vana või vanast ajast pärit ja ütleme, surid välja. Aga tegelikult ma iseloomustaksin SQL-i pigem hoopis sellise Grand-Rotina. Oluliselt väiksem loom küll, suuruselt, aga võib-olla ka mõnele tundub natukene ebameeldiv. Et kindlasti on ka neid, kellele SQL väga ei meeldi, et nad ka õigusega leiavad, et seal SQL keele on kas või süntaksis on palju parandamisväärset. Aga teisalt on see rändrott selline väga arukas ja ta on ka väga kohanemisvõimeline. Ja ta on ka levinud igasse maailma nurka, vähemalt kõikidesse nendesse kohtadesse, kus kohas siis ka leidub inimest. Ja kindlasti on inimkonnaga koos ka tulevikus. Et pigem tõmbaksin nüüd selle, kui iseloomustada SQL-i kui mingit looma, siis ma pigem näiteks viitakski sellele rändrotile. Ja miks ma seda teen, ongi see võime kohaneda, võime reageerida uutele algatustele, uutele tehnoloogilistele lähenemistele siin andmebaasi tehnoloogiate maailmas. Nii et näiteks siin 2000ndate aastate alguses käidi välja mõte, et võiks esitada andmeid niimoodi, et need on nii loetavad inimestele kui ka loetavad arvutisüsteemidel.
ja töötati välja XML formaat, mis on nii inimloetav kui masinloetav. Ja hakkasid erinevad süsteemid omavahel infot vahetama siis teadetena, mis oli XML formaadis. Ja kohe siis tekkis ka küsimus, et nüüd, kui tuleb sellesse infosüsteemi või infosüsteemi osasse, siis see XML dokument, mida sellega teha, et mida teha seal olevate andmetega. Et üks variant muidugi on siis sõeluda seda XML dokumenti, eraldada sealt dokumendist andmeväärtused, salvestada nad siis jutumärkides näiteks sellistesse tavalistesse SQL-i tabelitesse, tabelite väljadesse. Aga siis käidi välja ka mõte, et võiks ju olla selline andmebaasisüsteem, mille korral siis ongi selleks põhiliseks andmebaasi ehitusplokiks XML-i dokumentide kogum ehk kollektsioon. Ja tõesti selliseid andmebaasisüsteeme turule tuli, aga vastusena SQL standardi versiooni SQL 2003 lisandus XML-i tugi. Nähti ette XML andmetüüp ja nähti ette võimalused siis, kuidas töötada nende XML formaadis dokumendid. Ja siin on mul üks koodi näide, mis on konkreetselt PostgreSQL-i põhjal, mis ka toetab XML-i. Ja kus on näha, et ma saan PostgreSQL-is defineerida tabeli, kus tabeliveerg on XML-i tüüpi. Mul on võimalik lisada sellesse tabelisse andmeid, mis on siis esitatud sellist XML formaadis dokumentidel. Ja siis mul on võimalik teha nüüd selles XML formaadis esitatud andmete põhjal päringuid. Kasutada näiteks siin ühte funktsiooni, et kontrollida, kas see dokument on trimmis ja samuti siis teha päringuid, kus kohas ma siis loen välja neid andmeväärtuseid, mis selles XML dokumendi struktuuris täpsemalt sisaldub. Nii et sellised võimalused on täiesti andmebaasisüsteemides tänapäeval olemas. Või siis natukene uuemast ajast, arendades seda mõtet edasi, töötati välja selline andmevahetuse ja andmete esitamise formaat nagu JSON, JavaScript Object Notation, mis ka on mõeldud selleks, et esitada andmeid sellisel kujul, et nad oleksid nii inimloetavad kui masinloetavad ja võib-olla nad on isegi inimesele paremini loetavad, sellepärast et selle JSON dokumendi struktuur on natuke sellise vähem lopsakas ja inimesele kergemini hoomata. Ja tegelikult tänapäeva nendes dokumendipõhistes NoSQL süsteemides, kui räägitakse sellest, et hallatakse dokumente, et andmebaasis on dokumentide kogumid ehk kollektsioonid, siis siin peetaksegi silmas just nimelt JSON dokument. Aga tegelikult selle vastusena jällegi SQL suutis päris kiiresti reageerida. SQL standardi versiooni SQL 2016 lisandus JSON-i tugi. Et esialgu küll ei pakutud välja JSON andmetüüpi, küll aga nähti ette võimaluse, et tõesti andmebaasis salvestatakse JSON dokument ja siis nähti ette ka võimalused on siis selles andmebaasi süsteemis erinevad funktsioonid, operaatorid, mille abil on siis võimalik töötada nende JSON formaadis andmetega, et lugeda sealt jälle näiteks üksikuid andmeväärtuseid välja. Ja tegelikult nii nende XML dokumentide kui ka JSON dokumentide puhul või nii XML-i kui JSON-i puhul on tegelikult ka andmebaasisüsteemide arsenalis sellised funktsioonid, mis näiteks võimaldavad päringu tulemusest teha andmebaasi tavalise struktuuriga tabelite põhjal päringu, panna päringu tulemusest kokku dokumenti, olgu siis XML dokumendi või näiteks JSON formaadis dokument. Nii et see on nüüd jällegi konkreetselt näide siis PostgreSQL-ist, aga see on nüüd ka, ütleme, selline süntaks, mis on siin kasutusel, mida toetab ka SQL standard. Ja muideks siis SQL standardi nüüd hetkel kõige viimasesse versiooni SQL 2023 lisandus ka siis muu hulgas JSON andmetüüp. Nii et näete, et siin ongi loodud siis tabelis on veerg, mis on JSON tüüpi, siia tabelisse lisatakse andmeid, erinevaid siis
dokumente JSON formaadis ja siis tehakse erinevaid päringuid nende andmete põhjal. Ja siin on ka kommentaarina öeldud, et see kood töötab siis näiteks nii PostgreSQLis kui Oracle'is, et nagu öeldud, et siin kasutatakse siis nii-öelda selliseid funktsioone operaatoreid nende JSON formaadis andmetega töötamiseks, mida siis ka SQL standard ette näeb. Et no tegelikult ütleme siin PostgreSQLis see JSON-i tugi on olnud juba üsna pikka aega, et PostgreSQL muideks toetab isegi 2 erinevat andmetüüpi, andmetüüp JSON ja andmetüüp JSON-B. Et esimesel juhul siis need JSON formaadis andmed salvestatakse tekstilises formaadis, teisel juhul kahendformaadis. Et üldiselt ongi soovitav kasutada pigem siis kahendformaatist, et sellisel juhul need päringud nende andmete puhul võiksid olla kiiremad. Ja tegelikult siit vanemast ajast PostgreSQL ka võimaldas teha päringuid JSON dokumentide põhjal, just tal nii-öelda on selline oma keel või omad funktsioonid, omad operaatorid. Ja ütleme, selline süntaks samamoodi toimib ka praegustes PostgreSQL-i versioonides. Et aga loomulikult, kui on toetatud siis selline standardis ette nähtud vahendid ja võimalused, et siis kindlasti tasuks kasutada neid võimalusel, sest et see standardi mõte ongi see, et kui on erinevad süsteemid, mis nagu standardit järgivad, et siis sellisel juhul on võimalik seda koodi kasutada erinevates süsteemides. Siin näitest tulebki välja, et tegelikult kõik need laused, et neid on katsetatud nii PostgreSQL 17 kui Oracle 23 AI. Et see kood töötab mõlemas süsteemis. Samas kui nüüd ütleme see vanema syntaksiga laused toimivad ainult PostgreSQLis, et Oracle'ist neid käivitada ei saa. Või siis näiteks üks selline PostgreSQL-i erisus või lisavõimalus. Et mäletate, oli juttu ju sellest, et on meil olemas SQL standard, aga tegelikult igal andmebaasi süsteemil on siis oma selline SQL-i dialekt ehk Mägi-Murrak. Ja siis selles Mägi-Murrakos on kindlasti toetatud midagi, mida näeb ette see standard, aga on ka mingisuguseid asju, mida standard ette ei näe ja mingisuguseid asju, mida standard ette näeb, neid jälle ei toetata. Nii et näiteks siis PostgreSQLis on võimalik installeerida nüüd selline laiendus andmebaasi, nagu on Hastor. Et kui te küsite, et mis on see laienduste mehhanism siin Postgresis, et siis see ongi mõeldud selleks, et seda andmebaasi laiendada. Et kui ma lisan andmebaasi laienduse, siis selle peale andmebaasis luuakse mingisugune hulk andmebaasi objekte. Tüüpiliselt on need näiteks mingisugused andmetüübid või operaatorid või siis näiteks ka mingisugused funktsioonid. Ja kõik need andmebaasi objektid on mõeldud siis mingisuguse kindla ülesannete klassi lahendamiseks. Ja hea asi on siis see, et tegelikult PostgreSQL näeb või pakub võimaluse, et arendajad saavad ise uusi laiendusi juurde arendada ja välja töötada. Nii et kui kirjutada otsingusse PostgreSQL extension network, siis tegelikult siit on näha, et see on kohe selline spetsiaalne lehekülg, mis ongi pühendatud siis erinevatele laiendustele, mis on PostgreSQL-i jaoks välja töötatud. Et siit võib näha, et neid erinevaid laiendusi, mis on Postgresile välja töötatud, on päris palju. Aga mida ma tahtsin näidata on see, et siis on Postgresis selline laiendus nagu Hastor. Ja kui nüüd selline laiendus andmebaasi lisada, siis on võimalik hakata kasutama andmebaasis sellist andmetüüpi nagu Hastor. Ja selle Hastor tüüpi väärtused on siis nii-öelda iga Hastor tüüpi väärtus on siis tegelikult hulk võti väärtuspaar. Ja tegelikult oleks võimalik Postgresi peal üles ehitada ka andmebaas, mis siis koosneb sellistest võti väärtuspaaridest või kus siis nii-öelda sellise hübriidse lahendusena võib-olla mingisugune hulk andmeid on esitatud siis selliste võti väärtuspaari. Et muides, kui nüüd küsida, et näiteks ka selle NoSQL-i puhul, et mis vahe siis on nendel võtiväärtustüüpi
andmemudelil põhinevatel NoSQL süsteemidel ja siis dokumendipõhistel NoSQL süsteemidel. Siis see vahe nüüd ongi selles, et need võtiväärtustüübipõhised NoSQL süsteemid, et seal andmebaasi süsteem ei näe sinna väärtuse sisse. Et andmebaasi süsteem on töötatud välja selleks, et väärtuseid kiiresti salvestada, kiiresti üles leida. Aga nüüd andmebaasi süsteemi vahendeid kasutades ei ole võimalik näiteks päringuga sinna väärtuse sisse vaadata. Et selle andmebaasi süsteemi jaoks see väärtus on lihtsalt üks selline must kast, mida süsteem suudab kiiresti salvestada, suudab kiiresti lugeda, suudab kiiresti kasutajale edastada ja kasutaja ise peab oskama selle väärtusega midagi pihta hakata. Samas, kui dokumendil on selline oma sisemine struktuur, mis on siis ka nähtav nüüd sellele andmebaasi süsteemil. Et mul on tegelikult võimalik siin andmebaasi süsteemis nüüd päringutega vaadata sinna struktuuri sisse ja otsida sealt dokumendi, otsida mingisuguseid andmeid sealt dokumendi seest või panna päringule mingisuguseid tingimusi, mille kontrollimiseks tuleb lugeda andmeid sealt dokumendi sees. See on see põhiline erinevus nende dokumendipõhiste ja võtiväärtuspõhistega NoSQL süsteemide vahel. Nii et see HStore on midagi, mida SQL standard vähemasti hetkel ette ei näe, aga ega ei saa välistada, et võib-olla kunagi tulevikus selline tugi ka lisandub SQL standardis. Et muidugi, kui on siis selline standardis mitte ette nähtud võimalused, siis on omakorda see võimalus on väiksem, et nüüd mõni teine andmebaasi süsteem ka midagi samasugust toetaks. Või siis näiteks viimasest ajast, et siia sellesse SQL standardisse, sellesse kõige viimasesse SQL standardi versiooni, SQL 2023 lisandus siis graafiandmete tugi. Nii et SQL 2023 lisandus võimalus, et on võimalik deklareerida, et mingites tabelites olevad andmed on graafid ja teha graafide põhjal päringuid. Ja tegelikult selline võimalus on juba jõudnud sellisesse andmebaasi süsteemi nagu Oracle. Täpsemalt siis on seda järgnevat koodi katsetatud sellise andmebaasi süsteemi versiooni põhjal nagu Oracle Database 23 AI Free. Ja see sõna free viitab siis sellele, et tegelikult ka huvilistel oleks võimalik see tarkvara endale tasuta arvutisse saada, et lihtsalt siis katsetada. Et ühesõnaga, see on midagi, mida näeb ette ka SQL standard, nii et on ootus ja lootus, et ka lähemas või kaugemas tulevikus need võimalused lisanduvad ka teistesse andmebaasi süsteemidesse, kui need ainult Oracle. Ja mõte on siis selles, et mul on sellised tavalised SQL-i tabelid, antud juhul siin siis registreeritakse andmeid pangakontode ja siis panga ülekannete vahel. Ülekanne siis võtab ühelt kontolt raha, kannab teisele kontole. Et siin on loodud ka nendele tabelitele indeksid, et mingisugused otsinguid kiirendada. Siin on lisatud nendesse tabelitesse andmeid, kõik täiesti tavaline regulaarne SQL. Aga nüüd, mis on siis uut, on see, et on võimalik deklareerida siin andmebaasis sellise lausega nagu Create Property Graph ehk loomaduste graaf. Et siin andmebaasis hoitakse andmeid, mis esitavad graafi. Ja siin selles Create Property Graph lauses näidatakse siis ära, et millises tabelis on andmed tippude kohta. Ja näidatakse ära, et millises andmebaasis on andmed servadel. Ja peale seda, kui on andmebaasi süsteemile teada antud, et nendes tabelites siin on siis nüüd graafi andmed, siis peale seda on võimalik sellise täiendatud SQL-i keelega teha siis graafi põhjal päringuid. Ja teha siin ka siis selliseid regulaarse tee päringuid. Näiteks siin konkreetselt tehakse siis selline päring, et otsi nüüd sellised ülekannete tsükleid, kus siis 3–5 sammuga see raha jõuab tagasi kontole, kus kohas ta algselt liikuma. Et siin see 3,5 näitabki siis see, et ütleme see nende servade arv seal selles tees peab olema 3–5. Näete siin see V1 ja V1, et see viitab siis sellele, et nii see lähtepunkt kui sihtpunkt, need peavad olema siis samasugused. Ja nüüd match osa on siis avaldis graafi mustrile vastavuse kontrolli alamkeeles, mille abil saab kirjeldada graafis olevaid teid. Ja nüüd, kui teha selline päring, siis selle päringu tulemuseks on tabel,
ja selle tabeli põhjal saab teha SQL operatsioone nagu täpselt igasuguse teise tabeliga, et näiteks eemaldada korduseid, tulemust sorteerida või siis ka miks mitte näiteks ühendada seda tulemust kokku mingisuguse järgneva tabeliga. Nii et niimoodi on võimalik siis teha siin SQL andmebaasis ka, ütleme, lihtsal viisil päringuid graafide põhjal. Tegelikult tuleb öelda, et ega SQL andmebaasides ka senimaal on võimalik ju hoida andmeid graafide kohta ja teha ka siis selliseid graafipõhiseid päringuid. Et kui hakata seda asja natukene lähemalt uurima, et siis leiab päris suure hulga erinevaid pakkumisi, et kuidas nüüd sellisel kavalal viisil koostada siis SQL-i tabeleid, et saaks salvestada andmeid graafide kohta ja saaks siis nagu olemasoleva SQL keele võimalusi kasutades niimoodi võimalikult mugavalt nende graafide põhjal siis päringut. Et neid võimalikke disaine on tegelikult üpriski palju, aga kõiki neid iseloomustab see, et nad ei ole väga lihtsad kasutada. Et kas siis, ütleme, see andmebaasi struktuur on selline keerukas, need päringud on sellised kohmakad ja keerukad, et selleks tuleb näha niimoodi sellist ekstra vaeva. Sa pead kogu oma andmebaasi, SQL andmebaasi, niimoodi, täiesti nagu ümber kujundama. Selleks, et siis oleks võimalik, ütleme, sellist graafipäringuid teha või siis sa, ütleme, peaksid kasutama mingisuguseid selliseid SQL lauseid, mille struktuur on äärmiselt keeruline, kood on pikk, kui ka siis, ütleme, täitmise kiirus ei ole kõige parem. Et mida nüüd pakub see võimalus on see, et ma saangi luua täiesti nagu, ütleme, selliseid hästi disainitud SQL andmebaasi tabeleid. Ja ma saan siis siin justkui deklareerida sellise vaate, et öelda, et nendes tabelites on graafide andmed ja saan siis sellise üsna mõnusa keele abil teha siis nende graafi andmete põhjal päringut. Nii et see kindlasti olulisel määral ka, ütleme, lihtsustab siis, ütleme, graafi andmetega töötamist. Muuhulgas siis lihtsustab siis nüüd seda, et kuidas siis nende graafi andmetega töötada. Nii et need on lihtsalt mõningad näited selle kohta, et kuidas siis SQL on olnud selline kohaneja, et midagi, mida siin slaidide peal ei mainitud, et aga näiteks see, et siin 80ndatel aastatel, kui said populaarseks need objektorienteeritud andmebaasisüsteemid, siis tekkis ka mõte, et võiks sellised objektorienteerituse põhimõtetest lähtuvalt ka töötada välja andmebaasi tehnoloog, kus kohas siis näiteks andmebaasi ehitusblokk oleks klass ja andmeid salvestatakse siis klassi kuuluvate objektidena, aga selle vastusena SQL standardi versioon SQL 1999 lisas siis sellise võimaluse, et andmebaasis on võimalik hakata defineerima uusi tüüpe ja on võimalik siis defineerida tabeleid, kus kohas neid tüüpe kasutatakse kas siis tabeli veerutüübina või tegelikult näeb SQL ette ka seda, et ma saan luua selliseid tüübil põhinevaid tabeleid. Et jällegi üks näide sellisest SQL-i kohanemisest. Ja kui rääkida ja kui nüüd siis rääkida sellest, et kuidas siis veel on nüüd see SQL selline eeskuju ja siis nagu oli juttu, kui tulid turule need NoSQL andmebaasi süsteemid, siis alguses oli seal kindlasti selle sõna NoSQL taga selline mõte, et no to SQL ehk ei SQL-il. Et ilmselt selleks ajaks oli kogunenud palju frustratsiooni sellega, et millised olid need vanad SQL süsteemid, et nad ei tundunud piisavalt paindlikud ja siis taheti teha kõike täiesti teistmoodi, kui tehti SQL-is. Ja sellega paraku käis kaasas see, et nendes süsteemides ei olnud sellist deklaratiivset andmebaasi keelt, ehk siis andmete lugemiseks, andmete muutmiseks tuli kirjutada selline protseduur.
üsna kiiresti saadi aru, et see ei ole mõistlik ega efektiivne. Et kui on selline kõrgtaseme deklaratiivne keel, kus kohas selle andmebaasi keele kasutaja ütleb süsteemile, et mida ta tahab, mis andmeid on vaja leida, mis andmeid on vaja muuta, et siis see on sellist tööviljakuse ja kasutajate laiapõhjalisuse huvides palju parem võrreldes sellega, et tuleb kirjutada mingi keeruline protseduur. Ja siis hakati nendesse NoSQL süsteemidesse ka lisama deklaratiivseid keeli ja kus kohas siis ikka eeskujuvad kui sellest, mis on juba tehtud. Nii et on tegelikult NoSQL süsteemides palju deklaratiivseid keeli, mille puhul on näha, et ütleme, selle keele syntaksi koostamisel on võetud kas või natukenegi eeskuju SQL-ist, et ütleme, tunneb ära sealt nii-öelda viiteid erinevatele SQL-i klauslid. Nii et naljahambad on öelnud, et see NoSQL võib-olla tänapäeval tähendab juba, et mitte No2SQL, vaid hoopis not yet SQL. Et ütleme, on siis selle keele syntaksi, nende keelte syntaksi puhul siis võetud ka eeskuju SQL-i. Nüüd rääkides veel siis andmebaasi keeltest ja nende arengust. Et siis jah, kui tulid turule need NoSQL süsteemid, et siis algselt täiesti teadlikult üritati vältida sellist standardiseerimist. Et leiti, et ütleme selline varajane standardiseerimine, et see piirab innovatsiooni ja arengut. Ja siis tulemuseks oli see, et tuli turule väga palju erinevaid süsteeme. Need süsteemid võib-olla põhinesid mingisugustel üldistel ühistel ideedel, aga iga süsteem niimoodi tõlgendas ja arendas neid ideid omas suunas edasi. Nii et kindlasti oli niimoodi, et kui te kirjutasite koodi nüüd ühe NoSQL süsteemi jaoks, et ega täpselt sama koodi teises süsteemis nüüd küll kasutada ei saanud, et seal need põhimõtted ikkagi nende süsteemide vahel liiga palju erinesid. Aga nüüdseks siis on vähemalt nende graafipõhiste andmebaasi süsteemide korral saadud aru, et tegelikult selline fragmenteeritus pikas perspektiivis ei ole ikkagi hea ja ütleme, piirab seda võimalikku kasutajaskonda. Nii et siin juba, ütleme siin mõned aastad tagasi juba ka nende juhtivate graafipõhiste NoSQL süsteemide tegijad esitasid sellise manifesti, et võiks luua sellise ühise graafipõhise andmebaasi keele, mida siis ka ära standardiseerida. Ja 2019. aasta septembris siis rahvusvaheline standardimisorganisatsioon siis otsustaski nüüd hakata välja töötama siis uut andmebaasi keele standardit, mis tegelikult oleks siis järgmine andmebaasi keele standard peale SQL standardit, mis on siis selle rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni poolt välja antud. Ja nüüd just sellel samal käesoleval 2024. aastal jõutigi siis nii kaugel, et selle standardi esimene versioon publitseeriti. Nii et nüüd on olemas siis selline rahvusvaheline standard graafipõhise andmebaasi keelega. Nii et see on siis järgmine andmebaasi keele standard peale SQL-i. Ta põhineb SQL-il ja sellel edul. Ta põhineb ja arendab ka edasi SQL-i aluspõhimõtteid, andmetüübid ja avaldised. Ja see graafipõhine keel või graph query language, et see on siis tegelikult ka samamoodi deklaratiivne keel nende omaduste graafide, property graph, struktuuri kirjeldamiseks ja sellele vastavate andmete haldamiseks. Ja tegelikult siis, ütleme, see täiendus, mis tehti SQL 2023, et siin nüüd ka SQL-is on võimalik siis niimoodi haalata graafi andmeid, et tegelikult see oli ka nagu üks osa sellest pingutusest, et siis ütleme, alamosa sellest keelest, sellest graph query language'ist on nüüd ka siis kasutusel siin SQL-is. Et just nimelt see teede mustrile vastavuse kontrollikeel, et see on siis nii selles graph query language'is, kui siis on ka nüüd ette nähtud selles uues SQL standardis. Nii et loodetavasti siis
ka jõuab see graafipõhine andmebaasi keel ja selle tugi siis ka nüüd nendesse graafipõhistesse andmebaasi süsteemidesse. Nüüd, kui me räägime SQL-ist, et ega siin ei ole kindlasti kõik selline lust ja lillepidu. Et kindlasti on SQL-il ka palju probleeme. Ja täiesti õigustatult võib ette heita, et see keel on liiga keeruline, kohati liiga kohmakas, süntaks, eks ole, kindlasti oluliselt vähem lopsakam ja rohkem intuitiivne. Need on selliseid ka ebaloogilisi piiranguid, mida ütleme, ei peaks olema. Kui öelda niimoodi, et on olemas selle SQL-i teoreetiline aluspõhi on see relatsiooniline andmemudel, et siis saaks väita või saab väita, et tegelikult see SQL keel ka tänapäeval seda relatsioonilist andmemudelit täies mahus ei realiseeri. Ja need puudused ja erisused võrreldes selle relatsioonilise andmemudeliga on kindlasti ka üheks selle SQL-i probleemide allikaks. Aga veel, mida on siis võimalik nagu SQL-i puhul esile tõsta, et mida võib vaadata tegelikult ka sellise probleemina, on see, et sellel keelel on suur selline keeleline liiasus. Ja selle keelelise liiasuse all pean ma siis silmas seda, et seal keeles ühe ja sama ülesande lahendamiseks on võimalik kasutada palju erinevaid lauseid. Ja eks see on osalt ka tingitud sellest, et kuidas on see SQL keel arenenud, et nägime seda, et kuidas sinna SQL standardisse on nagu pidevalt tulnud välja uusi versioone ja pidevalt on sinna keelde lisatud juurde uusi võimalusi ja niimoodi on tegelikult pidevalt lisandunud juurde alternatiivseid võimalusi, et kuidas sa näiteks saaksid ühte ja sama ülesannet lahendada. Ja ühelt poolt see kahtlemata tundub ju selline väga mugav, et ma saan nagu hästi paljudel erinevatel viisidel seda ülesannet lahendada, et see on ju sellise keele kasutajana või arendajana, see on ju täitsa nagu põnev, et kui palju erinevaid lahendusviise ma suudan välja mõelda. Aga teiselt poolt see on ka probleemide allikas ja need probleemid tulenevad nüüd sellest, et kuidas nüüd see andmebaasi süsteem sisemiselt neid lauseid töötleb. Et kui teie deklareerite, et te tahate andmebaasis mingeid andmeid leida või tahate teha andmebaasis mingisuguse andmemuudatuse, siis tegelikult andmebaasi süsteem sisemiselt paneb kokku protseduur, tegevuste jada nende andmete, teie soovi täitmiseks. Et seal protseduuris näiteks on siis näiteks võimalikud sammud, et kas loetakse andmeid otse kettal olevatest tabeliblokkidest või näiteks otsitakse neid kettal olevaid tabeliblokke kasutades andmebaasis loodud indeksit või näiteks täidetaksegi see päring ainult indeksi põhjal. Või näiteks, kui on vajalik erinevates tabelites olevate andmete kokku ühendamine, et siis kas näiteks ühendamises kasutatakse sellist algoritmi, kus kohas on justkui kaks tsüklit üksteise sees, et selle algoritmi nimi on nested loop join, või kasutatakse sellist algoritmi, mis põhineb sorteerimisel, et selle algoritmi nimi on merge join, või näiteks kasutatakse hoopis sellist algoritmi, mis põhineb RASi-väärtuste arvutamisel, et selle algoritmi nimi on hash join. Kõik need valikud teeb siis andmebaasi süsteem, paneb kokku sellise täitmise protseduuri ja siis täidab selle protseduuri ja leiab andmed või teeb muudatused, tagastab tulemuse kasutajale. Aga nüüd häda on selles, et kui neid erinevaid lahendusvariante ühele samale ülesandele on hästi-hästi palju, et siis ideaalis kõikide nende erinevate lahendusvariantide korral see lahendamise protseduur oleks samasugune. Ja järelikult ka selle lahendamise ülesande või selle ülesande lahendamise kiirus oleks samasugune. Aga praktikas see niimoodi siiski ei ole, mis tähendab, et kui ma nüüd formuleerin selle ülesande lahenduse erinevatel viisidel, siis ma võin saada tulemuseks ka erinevad protseduurid, mida lõpuks andmebaasi süsteem täidab, kusjuures mõni protseduur täidetakse kiiremini, mõni protseduur täidetakse aeglaselt. Ja see on selles mõttes probleem, et nüüd ma ei ole enam oma valikutes selles mõttes vaba.
et ma ei saa valida, et mis iganes, ütleme see nii-öelda deklaratiivne lahendus mulle nagu kõige rohkem meeldib, et seda ma kasutan, vaid ma tegelikult ikkagi pean olema kursis selle konkreetse andmebaasisüsteemi hingeeluga, mis seal kapoti all täpselt toimub, milliseid lauseid ta eelistab ja millise süntaksiga lausete korral ta genereerib sellise protseduuri, mille puhul on töökiirus parem. Ja kokkuvõttes see tegelikult jällegi nagu nii-öelda vähendab selle andmebaasi keele kasutaja töö efektiivsust. Nii et näiteks on siin viide ka ühele magistritööle, mida huvilistel on jälle võimalik töödigikogust lugeda, et mõned SQL andmebaasisüsteemide võimekusest SQL keelelise liiasuse silumisel. Et siin tegelikult aastal 2014 korrati ühte eksperimenti, mida originaalis tehti juba aastal 1988. Et võeti üks ülesanne, pandi kirja mitu erinevat võimalikku lahendust sellele ülesandele ja vaadati, et nii-öelda kui kiiresti siis need ülesanded täideti ja milline oli see täitmise protseduur. Et aastal 1988 see nii-öelda katsetus tõi välja, et nii-öelda erinevate lahenduste korral oli kasutusel erinevad protseduurid ja töökiirused olid erinevad. Ja tegelikult ka aastal 2014 endiselt see probleem esines, ehkki küll väiksemal kujul. Nii et ka ütleme tänapäeval peab ikkagi selle SQL keele kirjutaja sellega arvestama, et võib-olla siis need lahendused võivad olla siis erineva täitmise kiirusega. Ja siin on mul üks selline väikene näide lihtsalt selle kohta, et kuidas ühte sama ülesannet lahendada mitmel erineval viisil. Ja selle näite läbimängimiseks ma siis kasutan jälle ühte nendest Fiddle keskkondadest, kus kohas antud juhul siis dbFiddle. Ja siin on võimalik siis sellises liivakastis käivitada siis ütleme kas siis Postgresi andmebaasi põhjal SQL koodi, MySQL andmebaasi või ka SQLite andmebaasi põhjal siis SQL koodi. Et ma konkreetselt kasutan siis seda nii-öelda PostgreSQLis käivitamise võimalust. Ja näete, ma panen siia laused, et ma loon tabeli amet. Ma lisan tabelisse amet andmeid, 3 rida andmeid. Ja ma ka siis loon tabeli töötaja. Panen ka need laused siia ja lisan siis ka andmeid tabelisse töötaja. Nii et registreerin siis siin ka 3 töötajat, kusjuures nad töötavad siis 2 ametikohal 3, et on siis üks ametikoht siin, see ametikoht koodiga 3, kus kohas tegelikult ühtegi töötajat ei tööta. Ja näete, kui ma vajutan siin sellele nupule run, et siis tegelikult jooksutatakse, täidetakse need laused järjest ära. Luuakse siin see andmebaasi skeem, siin ma saaksin nüüd, siia poole ma saaksin nüüd kirjutada näiteks siis päringuid. Selle loodud andmebaasi põhjal, kus kohas on siis tabelid siin ette nähtud nende testandmetega. Ja konkreetselt on mul siis siin selline ülesanne, et leia ilma kordusteta ametit, kus on vähemalt üks töötaja. Ja siin on mul välja toodud siis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 lauset, mis seda ülesannet lahendab. Nii et panen käima. Näete, mulle tagastatakse info, et sellised ametid, kus töötab vähemalt üks töötaja, et neid on 2 tükki. Kui te nüüd küsite, et kuidas siis nüüd selline lause, kuidas see lause nagu täpsemalt toimib, et võib seda ka lähemalt vaadata. Et tegelikult hakkab see siis pihta niimoodi, et ma kõigepealt kirjutan siia from klauslisse 2 tabeli nime. Tabel amet, tabel töötaja. Ja ütlen, et ma tahan ametitabelist ametikoodi, tahan ametitabelist ametinimetust. Ja kui ma kirjutan lihtsalt siia from klauslisse komadega eraldatud tabelite nimekirja, ma panen siia näiteks, kirjutan ka praegu töötaja ja ID, et lihtsalt näha seda tulemust. Ja kui ma panen nüüd selle lause käima, siis tulemuseks on väga päris suur hulk ridu, sellepärast, et moodustatakse siis selline tulemus, nagu on korrutus. Ehk leitakse kõik võimalikud ametite ja töötajate paarid.
et kõikvõimalikud paarid ametitest ja töötajatest. Aga ma ei taha kõikvõimalikke paare ametitest ja töötajatest, et iga töötaja töötab täpselt ühes ametis. Ma tahan leida iga töötaja kohta ainult selle konkreetse ameti, kus kohas see töötaja töötab. Ja võt siis ma lisan siia juurde selle where klausli, where amet kood võrdub töötaja amet kood. Ja kui ma panen selle lause käima, et siis on, näete, tulemus selline. Et mul on 3 töötajat, siin päringu tulemuses on 3 rida, et töötaja 1 on juhataja, töötaja 2 on raamatupidaja, töötaja 3 on raamatupidaja. Nii, nüüd ma siin päringu tulemuses töötaja ID-d näha ei taha, nii et ma võtan siit selle töötaja ID ära, panen uuesti käima, et nüüd seda veergu töötaja ID siin enam ei ole, aga te näete siin päringu tulemuses on kordust. Et siin see rida raamatupidaja 2, et see rida on siin 2 korda ja võt selleks, et nüüd kordustest lahti saada, ma kirjutan siia sellise võtmesõna nagu on distinct. Ja nüüd on kordused eemaldatud ja ma olen leidnud siis sellised ametid, kus kohas töötab vähemalt üks töötaja. Ja nüüd siis see on üks võimalik lahendus. Ja võt tegelikult, mida siin viiakse läbi ühendamisoperatsioon, join'i operatsioon, ehk ühendatakse kokku tabelis amet ja töötaja olevad andmed ja kasutatakse siis sellist vanemat syntaksi, mis oli juba kohe võimalik kohe täiesti SQL esimestest päevadest alates. Nüüd natukene uuem süntaks või ikka ta tänapäeval ka on juba päris nii-öelda kaua aega kasutusel olnud, on siis see, et kus kohas ma ei kirjuta seda ühendamise tingimust mitte siia where klauslisse, vaid ma kirjutan selle ühendamise tingimuse from klauslisse. Mul ongi from amet, inner join töötaja on ja siis tuleb see ühendamise tingimus. Eesmärk on selles, et kui mul oleks näiteks siin selles päringus veel mingisuguseid täiendavaid piiravaid tingimusi, et siis see where klausel ei oleks liiga ülekoormatud. Et mul olekski siis from klauslis, nüüd oleks need ühendamise tingimused, tabelite ühendamise tingimused ja kui mul on mingeid täiendavaid piiravaid tingimusi, siis need ma saaksin kirjutada where klauslis. Nii, et proovin nüüd seda lauset, panen käima, näete, jälle samasugune tulemus. Siis nüüd veel nii-öelda kompaktsem süntaks sama lähenemise juures on see, et ma ei pea isegi seda ühendamise tingimus siin pikalt välja kirjutada. Juhul kui mul on selle ühendamise aluseks olevad veerud samasuguse nimega. Nii et ma praegu ütlengi, et ühenda kokku tabelid amet ja töötaja, kasutades ametikoodi. Ametikood on nii tabelis amet kui ka tabelis töötaja, näete, siin on ka ametkood. Ja ikka distincti on vaja selleks, et korduseid eemaldada. Siis edasi, nüüd järgmised lahendused ei kasuta enam mitte siis tabelite ühendamist, vaid need järgmised lahendused kasutavad siis hoopis sellist asja nagu on alampäring, inglise keeles subquery. Ja see alampäring on siis select lause, mis on siis teise SQL lause sees. Antud juhul on ta siis select lause sees. Nii et siin ma otsin põhipäringus andmeid tabelist amet ja iga rea korral, mille ma leian tabelist amet, ma kontrollin tingimust, et kas on täidetud tingimus, et eksisteerib seotud rida tabelis töötaja. Ja nüüd selle lause täitmist kontseptuaalselt võib siis ette kujutada sellisel viisil, et siin selles põhipäringus leitakse ametikood. See põhipäringus leitud ametikood pannakse siia asemele. Täidetakse see alampäring. Vaadatakse, et kas leidub mõni töötaja sellise ametikoodi. Kui leidub vähemalt üks selline töötaja, siis selle alampäringu tulemuses on vähemalt üks rida. Ja sellisel juhul on see tingimus exists täidetud. Ja järelikult see põhipäringus küsitud ametirida peab kuulama tulemus. Kui ei eksisteeri mitte ühtegi töötajat sellise ametikoodiga, siis see tingimus eksist ei ole täidetud ja järelikult seda ametit päringu tulemuses ei peaks olema. Nagu te näete, jälle samasugune tulemus. Siis on nüüd
järgmine lahendus, mis ja muideks vaadake, siin mul distinkti ei ole, sellepärast et siin ma küsin andmeid ainult tabelist amet. Tabelis amet on nii-öelda ametite koodid ja nimetused ühekordsed. Nii et mul siin seda distinkti ei ole vaja kirjutada, et see ei muudaks siin seda tulemust. Siis järgmine lahendus, mis kasutab samamoodi alampäringut, ainult et selle alampäringu kohta öeldakse, et see on mitte korreleeruv alampäring. Nii et kui rääkida siin korraks terminoloogiast, siis selle lahenduse puhul kasutatakse siis seda korreleeruvat alampäringut. Inglise keeles on see siis correlated subquery. Ehk see korreleeruv tähendab siis seda, et see alampäring, see sulgudes olev lause siin, et ta on nii-öelda läbi põimunud selle põhilausega, et nad on justkui sellises vastastikku kasulikus suhtes, nad on sümbioosis. Et siin on tegemist siis korreleeruva alampäringuga ja kui ma nüüd üritaksin siis võtta siit sulgudes selle select lause välja ja üritaksin seda eraldiseisva lausena käivitada, siis ma saaksin errori. Sest et näete, siin viidatakse selles where klauslis tabelile amet, aga seda tabelit amet siin from klauslis ei nimetata. Nii et seda korreleeruvat alampäringut ma ei saa sellise eraldiseisva lausena käivitada. Aga siin selles lauses on ka alampäring, aga see on siis mitte korreleeruv alampäring, non-correlated subquery. Et siin otsitakse töötaja tabelist ametikood. Ja seejärel põhipäringus küsitakse kõiki ameteid, mille korral on täidetud tingimus, et ametikood sisaldub ehk on in selle alampäringu poolt leitud ametikoodide korras. Ja siin saab tegelikult võtta siis selle sulgudes oleva alampäringu eraldiseisva koopiana käivitada. Et see alampäring ei ole niimoodi läbi põimunud, korreleerunud selle põhipäringu. Nii et ma otsin kõiki selliseid ameteid, mille kood sisaldub alampäringus leitud koodide hulgas. Ja nüüd veel variatsioone sellel samal teemal, et kui ma ei taha näiteks kasutada in, et siis ma tegelikult saan ka kasutada sellist asja, nagu on kogu selline võrdluse predikaat. Et ma saan kirjutada näiteks niimoodi, et leia ametitabelist kõik read, mille korral ametikood võrdub mõne ametikoodiga, mis on leitud töötaja tabelis. Selle sõna some asemel ma saan kirjutada sõna any. Nii et kas ma kirjutan sõna any, töötab, kirjutan sõna some, töötab. Kui te küsite, et kui ma selle sõna siit lihtsalt ära kirjutan niimoodi, et siis sellisel juhul on error. See error on nüüd sellepärast, et näete, see alampäring tagastab antud juhul mulle rohkem kui ühe rea. Ta tagastab mulle 3 rida. Ja siin ma justkui üritaksin nüüd siis võrrelda seda ametikoodi täisarvulist väärtuste hulgaga. Et see ei ole operatsioon, mida saaks läbi viia. Et ma saan võrrelda seda väärtust ükshaaval kõikide nende väärtustega, mis sisalduvad selles hulgas. Aga ma ei saa võrrelda seda täisarvulist väärtust nii-öelda otse täisarvude hulgaga. Nii et kui ma kirjutan niimoodi, siis see lause ei toimi. Ja veel, et lihtsalt näidata, et võtame näiteks siit selle sama esimese lause, kus kohas ma kasutasin näiteks seda sõna distinct selleks, et eemaldada korduseid. Tegelikult ma saaksin kasutada SQL-is korduste eemaldamiseks ka sellist võtet, et ma hoopis kasutan group by klauslit, mis on üldiselt kasutusel selleks, et leida koondandmeid, koondandmete leidmise juures. Aga tegelikult annab seda group by klauslit ka kasutada selle jaoks, et eemaldada kordused. Ehkki ma kindlasti seda ei soovita, kas juba sellepärast, et see süntaks on siin pikem ja teiseks, et kui on olemas selline korduste eemaldamiseks mõeldud konstruktsioon nagu distinct, et siis võiks seda kasutada. Ja siis tekivad näiteks sellised võimalused, et keegi näiteks kirjutab nii distinct'i kui group by. Ja nüüd jällegi tulemus on sama. Lihtsalt lause on tarbetult pikk, aga nüüd on küsimus selles, et kui ma kirjutan nüüd sellise lause, et mida nüüd teeb andmebaasi süsteem.
et äkki nüüd ütleme selline topelt kirjutamine siin ajab tal nii-öelda piltlikult öeldes natukene pea sassi ja see andmebaasisüsteem siis tegelikult ütleme, täidab näiteks hoopis mingisuguse koostab mingisuguse teistsuguse täitmise plaani. Nii et siin lihtsalt selline pisikene illustratsioon selle SQL keele keelelise liiasuse kohta. Tegelikult selline väga lihtne ülesanne, leia kõik read ühest tabelist, millele on vähemalt üks seotud rida teises tabelis ja vaadake, kui palju erineva kirjapildiga lahendusi on võimalik siin SQL-is kirja panna. Ja tõesti on niimoodi, et mida keerulisemaks läheb see ülesanne, et tegelikult siis seda rohkem on neid võimalikke lahendusi. Ja seda suurem on ka nüüd see võimalus, et mõni nendest lahendustest on siis selline, mille puhul see lahendus tuleb kiiremini, mõne teise puhul see lahendus tuleb aeglasemalt, kusjuures see ei ole kuidagi standardis ette nähtud, et SQL keele standard ei reguleeri seda, et kuidas andmebaasisüsteem sisemiselt peab seda lauset töötlema, milliseid operatsioone peab ta sisemiselt kasutama selleks, et seda soovitud tulemust anda. Nii et see tulemus sõltub täiesti andmebaasisüsteemist ja võib olla erinevates andmebaasisüsteemides erinev ja võib isegi sama andmebaasisüsteemi erinevate versioonide vahel muuta. Et nii-öelda tuleb välja andmebaasisüsteemi uus versioon, et seal on selle andmekäitluskeele optimeerimise moodulisse tehtud täiendus ja selle tulemusena näiteks mingisugused süntaksiga laused hakkavad just kiiremini tööl ja võib-olla näiteks mingi teise süntaksiga laused hoopis hakkavad aeglasemalt tööl, sest et ütleme, selle mooduli tegijad ei ole oma moodulit piisavalt testinud ja ei ole tähele pannud, et nende tehtud täiendus või parandus hoopis mingite lausete puhul hoopis mõjuvad sellise vastupidise efektiga, et see lause muutub aeglasemaks. Nii et võt see on paraku, ütleme, selline tõsiasi, millega tuleb siis SQL-iga toimetades arvestada. No, kui veel rääkida siis andmebaasisüsteemide pakutavatest võimalustest, siis üheks andmebaasisüsteemide selliseks arengusuunaks on siis see, et ütleme, milliseid funktsionaalsusi siis sinna süsteemi sisse koondada. Ja siin on tegelikult sellised erinevaid nägemusi, et kuidas siis peaksid need andmebaasisüsteemid arenema. Et üks nägemus on siis see, et luua sellised hästi kitsalt spetsialiseerunud süsteeme, mis on mõeldud mingit kindlat tüüpi andmed, mingisuguse kindlat, ütleme, mingisuguste andmehulkade, näiteks väga suurte andmehulkade jaoks või mingite spetsiaalsete kasutusviiside jaoks. No näiteks mõõtetulemustest ja sündmustest moodustunud ajaseeriate andmed ja nende haldamiseks on sellised spetsiaalsed andmebaasisüsteemid nagu näiteks InfluxDB või Timescale. Et isegi kui te vaatate siia andmebaasisüsteemide populaarsuse indeksis, et siin te isegi leiate näiteks kohe sellise eraldi alajaotuse, nagu on see time series DBMS, mis on nii-öelda andmebaasisüsteemid, mis on siis mis on siis mõeldud just nimelt selliste ajaseeriate haldamiseks. Ja on kasutusel ka selline mõiste, nagu on siis polyglot persistence, on tulnud kasutusse, et siis tegelikult erinevate andmete jaoks, erinevate kasutusviiside jaoks võiks sobida siis erinevad andmebaasi tehnoloogiad, mida siis võidakse kasutada isegi ühe ja sama süsteemi sees, rääkimata näiteks sama organisatsiooni erinevatest süsteemidest. Ja võt siin on pandud siis nii-öelda illustratsioonina välja selle fotokaamera, et mõtleks, et võt selline fotode tegemine on selline hea nagu analoog, et tänapäeval on ju kõigil või peaaegu kõigil taskus nutitelefon, kus on ka siis kaamera. Kaamera on selle nutitelefoni üks funktsioonidest ja kahtlemata saab ka selle nutitelefoni kaameraga teha päris kenasid pilte, aga kindlasti mitte nii ilusaid pilte, kui on võimalik teha ikkagi spetsiaalselt pildistamiseks mõeldud fotoaparaadiga. Ja ütleme,
jällegi rääkides siis seda nutitelefoni nii-öelda kasutades seda nutitelefoni alternatiivi, et siis nagu teine alternatiiv on siis selline nii-öelda teine äärmus on selline kõik ühes lähenemine. Et nutitelefon ka tänapäeval teeb, ma ei tea, 100 erinevat asja. Ja samamoodi on siis ka nii-öelda turul selliseid andmebaasisüsteeme, mis nii-öelda üritavad pakkuda nagu kõikvõimalikku funktsionaalsust ja pakkuda tuge kõikvõimalike andmete ja kasutusmustrite jaoks. Et nende süsteemide loojate see argument on see, et siis ei ole vaja hankida erinevaid andmebaasisüsteeme, mida kõiki tuleb siis nagu tundma õppida ja milleks kõigist tuleks olla siis ekspert, et piisab sellisest ühest süsteemist. Ja siis nii-öelda vähemasti nii-öelda selle süsteemi pooldajate või sellise lähenemise pooldajate nägemuses on siis niimoodi lihtsam tagada turvalisust, parandada jõudlust, administreerida ja sellise süsteemi näiteks on kindlasti need viimased põlvkonnad Oracle'i andmebaasisüsteemist Oracle Database. Ja see ingliskeelne termin sellise andmebaasisüsteemi korral on siis converged DBMS. Ehk siis selline andmebaasisüsteem, mis on nagu kõik ühes, et nagu on toetatud kõikvõimalikud erinevad andmemudelid, saab kasutada mis iganes andmebaasi tüüpide loomiseks, mis iganes andmehulkade korral, et kõikide puhul sobiks üks ja sama andmebaasi süsteem. No kindlasti tänapäeval veel üks selline nii-öelda oluline mõiste on siis pilvendus ja pilveandmetöötlus. Et hoida siis tegelikult andmeid pilves. Mida see pilvendus tegelikult tähendab seda, et see andmete haldaja ja valdaja, et ta enam ise ei tegele oma serverite ülespanekuga, ülalhoiuga, administreerimisega, vaid ta paneb need enda andmed kellegi teise serverisse. Et ta annab need oma andmed kellegi teise hoole all. Nii et tegelikult võiks öelda, et see selline pilvepõhine lähenemine on ka osalt selline ärimudel, et pakkuda siis erinevatele andmete valdajatele, klientidele nende andmete hoidmise teenust. Ja see tagab muidugi siis sellele teenuse pakkujale pideva rahavoo. Nii et tähendabki siis seda, et ma panen andmed serverisse, aga mitte enda serverisse, vaid kellegi teise serverisse. Ma pääsen nendele andmetele ligi üle arvutivõrgu, kasutades siis mingisugust liidest, siis, mis põhineb mingisugusel andmemudelil. Ja ütleme, kui me räägime sellise lähenemise eelistest ja puudustest, et siis mõelge näiteks meiliteenusele. Et ühelt pealt on ju väga hea, et kui keegi teine peab minu kirjakasti, et ma ei pea ise selle tarkvara ülevalhoiu, administreerimise ja turvalisust tagamisega tegelema. Teiselt poolt, kui ei ole võrguühendust, ma ei pääse sellele ligi, kui on tabanud seda kirjakasti pakkujat või meiliteenuse pakkujat küberrünnak, siis ma ei pruugi pääseda oma kirjadele ligi. Kui selle meiliteenuse pakkuja läheb pankrotti, et siis mul heal juhul saan ikkagi oma kirjad sealt veel kätte. Ma pean nägema päris tublisti vaeva, et neid ümber kolida oma kirjakasti kuskile teise teenusepakkuja juurde. Nii et siin kindlasti on võimalik tuua välja ja mõelda nii eelistele kui puudustele. Nii et konsultatsioonifirma Gartner juba 2019 aastal prognoosis, et aastast 2022, mis praeguseks on juba möödas, 75% kõigist andmebaasidest on üle viidud pilvepõhistesse keskkondadesse. Ja pilves on siis nüüd, see pilveteenuse pakkujad pakuvad siis nii selliseid andmebaasisüsteeme, mis on ka võimalik installeerida enda serverites. Kui ka siis pakuvad selliseid süsteeme, mis on loodud spetsiaalselt pilvede jaoks. Et näiteks Amazoni erinevad süsteemid, mida Amazon pakub, et mis on just nimelt ongi võimalik neid kasutada siis ainult pilveteenusena, et sa neid kuskil oma serverisse ei saa paigutada. Ja kui me vaatame siit näiteks siis seda populaarsuse indeksit ka, et siis me näeme, et siin näiteks Amazon see DynamoDB ka juba päris kõrgel kohal. Aga loomulikult ka ütleme paljude siin eespool olevate süsteemide
kindlasti suur populaarsus osalt tuleneb ka sellest, et neid samamoodi on võimalik siis pilveteenusena kasutada. Eks see nii-öelda pilveteenuse, ma saan näiteks panna oma nii-öelda selle andmebaasi, mitte siis enda serveris olevasse või saan luua oma andmebaasi mitte enda serveris oleva PostgreSQL andmebaasina, vaid kuskil pilves oleva PostgreSQL andmebaasi. Nii et 2018 aastal oli andmebaasisüsteemide turumahust 46,1 miljardit USA dollarit uuringu kohaselt ja sellest 23% moodustasid pilveteenused. Ja 2023. aastal andmebaasisüsteemide turumaht oli oluliselt kasvanud, 3 miljardit USA dollarit ja sellest 61% moodustasid pilveteenused. Ka näide selle kohta, kuidas siis nii-öelda pilveteenused on aina olulisemaks muutunud. Ja näiteks on siin viide siis ühele lõputööle. MongoDB andmebaasisüsteemi asendamine Amazoni teenustega ettevõtte Car Rental Gateway tarkvara näitel. Siit pealkirjastki on juba näha, et see tegemist oli sellise üsna keeruka ja suurte andmemahtudega opereeriva süsteemiga, olulise süsteemiga, mis algselt kasutas siis Amazoni pilveteenusena, kasutas siis Amazoni pilves olevat MongoDB andmebaasisüsteemi. Aga seal tekkisid mitmesugused keerukused ja raskused selle kasutamisega ja otsustati siis asendada mingite teiste Amazoni teenustega. Ja siis siin selles töös kirjutataksegi sellest, et kuidas siis nii-öelda võeti see uus tehniline lahendus kasutusele ja siin võeti ka kasutusele selline lahendus, nagu on siis polyglot persistence, et tarkvara koosnes erinevatest mikroteenustest ja siis erinevad mikroteenused pandi ka kasutama siis nii-öelda erinevate pilves pilveteenusena pakutavate andmebaasisüsteemide andmebaas. Just nimelt sellest põhimõttest lähtuvalt, et võib-olla mingisuguseid ühtesid andmeid on nagu mugavam töödelda mingit ühte tehnoloogiat kasutades ja mingit teist siis ütleme teist tüüpi andmeid mingisugust teist tehnoloogiat kasutades. Veel üheks siis andmebaasisüsteemide arengusuunaks, mis kindlasti seostub ka siis selle praeguse väga kuuma trendiga, et tehisintellekt ja kõik võimalikud tehisintellekti põhised süsteemid, siis sellised isejuhtivad andmebaasisüsteemid, self-driving database management systems. Ehk siis andmebaasisüsteem suudab toimunud andmebaasi kasutuse ning andmebaasi disaini muudatuste alusel prognoosida tulevaste kasutuste mustreid ning disaini muudatuste mõju nendele ning sellest lähtuvalt iseseisvalt, ehk siis mitte ilma inimkasutaja abita, ennetavalt teha juba andmebaasi disainis muudatusi. Nii et näiteks ütleme lisada mingisuguseid indeksid, eemaldada indeksid, võib-olla muuta mingisuguste andmebaasisüsteemi tööd juhtivate parameetrite väärtuseid, teha seda jooksvalt, lihtsalt selle põhjalt, et siis jälgitakse seda, et nii-öelda millised on need andmebaasi kasutamise mustrid. Et ilma selleta igal juhul peaks seda tegema siis inimkasutaja. Seda tuleb ka loomulikult öelda, et kui me disainime näiteks andmebaasi, et ega me ei oska ette näha, et milliseks selle andmebaasi kasutus kujuneb 5 või 10 või 15 aasta pärast. Kui me ka näiteks disainime SQL andmebaasi, loome seal erinevad tabelid, loome seal andmebaasis ka näiteks mingisuguse hulga indekseid selleks, et siis kiirendada otsingut. Aga need ütleme sellise pikema perioodi jooksul ju andmemahud võivad muutuda, suureneda või väheneda. Need tüüpilised päringud, mida selle andmebaasi põhjal täidetakse, need võivad muutuda. Nii et ütleme, see andmebaasi disain peab samamoodi olema pidevas muutluses. Tuleb teha sinna selliseid väiksemaid täiendusi selleks, et siis käia muutunud oludega kaasas. Ja üks arengusuund on siis see, et see andmebaasi süsteem vähemasti osasid selliseid täiendusi võiks siis suuta ise. Et näiteks siin see Peloton on selline eksperimentaalne süsteem, aga näiteks Oracle Autonomous Database, mida pakutakse pilveteenusena, et see on just nimelt üks selline andmebaasi süsteem, mis üritab seda lähenemist rakendada. Siis üheks arengusuunaks on siis ka see, et aina rohkem ja rohkem võtta siis kasutusele vaba tarkvara. Ja see vaba tarkvara ei tähenda tingimata seda, et see tarkvara peab olema tasuta. Ta võib olla tasuta, näiteks PostgreSQL on tasuta, aga ta ei pea olema tasuta. Oluline on see, et see lähtekood on avalik
ja et siis ka kindlasti ütleme, see litsents, on siis erinevad litsentsid, mis siis ka nagu reguleerivad selle tarkvara kasutajate õigused ja kohustusi ja mis siis tagavad ka vabadus ja need on selles litsentsis siis kirjeldatud. Ja võrreldes siis omandusliku tarkvaraga annavad need palju suuremad vabadused tarkvara kasutada ja levitada. Nii et tuleb ka öelda seda, et ütleme sellised avatud lähtekoodiga andmebaasi süsteemid nagu PostgreSQL, MySQL, ta tegelikult sellised võimalust hulgalt ja võimekuselt ei jää sellistele omanduslikule tarkvarale enam sugugi alla. Omandusliku tarkvara näiteks, ütleme näiteks Oracle andmebaasi süsteemi erinevad versioonid või näiteks Microsoft SQL Serveri andmebaasi süsteem, et selle omandusliku tarkvara korral lähtekood ei ole avalik. Ja kui vaadata siin sedasama populaarsuse indeksit, et siis siin on ka kohe toodud välja selline jooksev statistika, et nii-öelda avatud lähtekoodiga versus kommerts ehk siis suletud lähtekoodiga andmebaasi süsteemid, kui palju on siis neid andmebaasi süsteeme, et need avatud lähtekoodiga süsteeme siin populaarsusindeksis on isegi rohkem kui siis suletud koodiga süsteem ja nii-öelda populaarsus on nii-öelda enam-vähem nagu pooleks. Nii et siin on näha, et see nii-öelda see trendi muutus on nagu stabiliseerunud, et üsna selline võrdse populaarsus. Siis ütleme, veel üheks oluliseks arengusuunaks seoses andmebaasi süsteemidega on nüüd siis see, et kuidas need andmebaasi süsteemid siis toetaksid seda tehisarusüsteemide loomist. Ja siin on mitmesuguseid seosed. Et kõigepealt kindlasti, kui me räägime sellisest asjast nagu on masinõpe või kas või räägime keelemudelite treenimisest, et siis need treeningandmed, et need ju võivad tulla andmebaasist, mille loomiseks on kasutatud andmebaasi süsteem. Siis kindlasti on võimalik ka selline asi, et mingisugune osa tehisintellekti süsteemidest või mingid alamosad nendest süsteemidest saavad olla realiseeritud andmebaasi süsteemi vahendeid kasutades. Et mõte on siis see, et mitte andmed ei tule realisatsiooni juurde, vaid realisatsioon tuleb andmete juurde. Ja ütleme, süsteem siin nii-öelda on ka erinevaid lähenemisi, et kas siis lihtsalt ütleme, tuleb see realiseerida, kasutades selliseid üldiseid ehitusblokke, mida see andmebaasi süsteem pakub, et andmetüübid, rutiinide loomise võimalus, aga on ka võimalik, et tegelikult siin andmebaasi süsteemi on sisse ehitatud selliseid võimalusi, et nii-öelda juba siis rakendada näiteks selliseid erinevaid tehisintellekti algoritme andmed. Ja just nimelt see mõtteviis on selles, et mitte ei ole vaja liigutada neid andmeid realisatsiooni juurde, vaid palju turvalisem ja efektiivsem on tuua see realisatsioon andmete juurde. Ja samuti andmebaasi süsteemid kasutavad oma sisemise toimimise korraldamiseks tehisaruga. Seda on aina rohkem, nii et siin tuleb siis viidata näiteks nendele ise hakkama saavatele andmebaasi süsteemidele, see Oracle Autonomous Database, et seal kasutatakse kindlasti masinõpet ja näiteks ka PostgreSQL kasutab sisemiselt sellist geneetilist algoritmi, et leida võimalikult hea tabelite ühendamise järjekord, ilma et peaks kõiki järjekordi läbi vaatama. Aga see geneetiline algoritm on siis üks tehisintellekti algoritm. Näiteks viimasel ajal on palju räägitud sellist mõistest, nagu on siis Retrieval Augmented Generation, kuidas RAG. Eesti keelde ma olen selle tõlkinud kui siis lugemisega täiendatud genereerimine. Et see on siis, sellest on hakatud rääkima seoses siis nende suurte keelemudelite populaarsus. Et mõte on siis selles, et me tahame, et suur keelemudel genereeriks meile võimalikult täpseid vastuseid, aga samas tuleb ju kogu aeg pidevalt uut infot peale ja ei ole ju võimalik ka seda keelemudelit väga kiiresti kõikide enda uute andmete põhjal treenida ja tavakasutajal nagu veel sellest rääkima.
Et mida siis teha? Et lahendus oleks siis selline, et nüüd selles promptis ehk viibas anda siis sellele keelemudelile ette sellist võimalikult palju lisainformatsiooni selleks, et see keelemudel lisainformatsiooni kasutades saaks siis genereerida võimalikult täpse vastus. Ja vot siin siis kasutataksegi sellist lähenemist, kus kohas meil võiks olla üks andmebaas, kus on salvestatud dokumendid. Ja nüüd siis selles süsteemis, kui kasutaja tahab siis esitada mingisuguse päringu sellele suurele keelemudelile, siis kõigepealt otsitakse siis sellele päringule kõige sobivamad dokumendid, mis annavad selle päringu jaoks siis vajalikku lisainformatsiooni. Ja vaat siis need leitud kõige olulisemad dokumendid pannakse siis juurde sinna sellesse prompti viipa, mis siis läheb sisendiks sellele suurele keelemudelile, mis siis genereerib vastuse, mis siis juba edastatakse kasutajale. Ja vaat siin selle lahenduse kasutamiseks oleks siis vajalik, et andmebaasi süsteem toetaks siis sellist vektori andmetüüpi. Ja näiteks PostgreSQLis on see tugi võimalik lisada, installeerides andmebaasis laienduse PGVector ja ka Oracle'i tulevasse versiooni on plaanis juba see vektori andmetüüp lisada. Et kui rääkida nendest vektoritest, siis need vektorid on tegelikult sellised koosnevad ujukoma arvudest ja nende vektorite arvutamiseks kasutatakse siis transformereid. Ja ütleme dokumentide põhjal vektorite väljaarvutamise teenust, et seda siis pakuvad erinevad sellised ettevõtted, mis siis ka pakuvad näiteks neid suuri keelemudeleid. Ja idee ongi siis see, et arvutatakse transformereid kasutades nende dokumentide põhjal välja vektorid ja arvutatakse välja küsimuse vektor. Ja nüüd siis kasutatakse neid vektoreid selleks, et leida sellele küsimusele võimalikult olulised või sarnased dokumendid. Et siis nende sobivate dokumentide otsimiseks mitte ei hakata selle protsessi käigus dokumenti läbi lugema, vaid võrreldakse neid vektoreid, et vaadatakse, et millised dokumendid on sellised, mille vektor on kõige lähem sellele küsimuse vektoril. Ja vot siis need leitud dokumendid, nagu öeldud, et need siis lähevad ka osaks sellesse prompti ehk viita ja see läheb siis juba sisendiks sellele suurele keelemudelile. Nii et niimoodi on võimalik siis võtta kasutusele sellist uut informatsiooni, mida siis saaks suur keelemudel vastuse genereerimises kasutada, ilma et peaks seda suurt keelemudelit ümber treenima. Nii et näiteks üks võimalik edasiarendus, millest on ka räägitud seoses selliste süsteemidega, mis seostab nende graafi andmetega, on siis GraphRag. Et siis lisaks vektorite abil otsimisele otsitakse olulisi dokumente ka teadmiste graafi alusel. Et see seostab nüüd jälle sellega, et siis on võimalik andmeid esitada graafina. Ja näiteks ühe sellise süsteemi näide, mis siis kasutabki seda lugemisega täiendatud genereerimist, on näiteks selline teadusartiklite andmebaas nagu Scopus, millel on ka selline eksperimentaalne osa, Scopus AI, et vahepeal ta oli avalik, et praegu hetkel video tegemise hetkel ta ei ole avalik, et loodetavasti tulevikus on jälle. Aga põhimõtteliselt on võimalik siis nüüd selles süsteemis teha siis päring ja päringule antakse vastus nende teadusartiklite põhjal. Nii et see on võimeline siis genereerima nende teadusartiklite põhjal vastused küsimustele koos siis viidetega. Nii et kui me räägime kokkuvõttes siis andmete olulisusest, et siis on tänapäeval andmed oluline toormaterjal, mille põhjal siis treenida tehisala algoritme.
ja mida nende algoritmide abil töödelda. Et on üks selline hüüdlause, et andmed on uus nafta. Et no, võib-olla praegu ei kõla see isegi enam nii hästi, sest et teatavasti, et nafta ja fossiilsed kütused on põlu all. Andmed on väga oluline toormaterjal, mida siis kasutada selleks, et saada siis langetada häid otsuseid ja saada oma konkurentide ees eelist. Ja kindlasti suurriigid, no näiteks USA, Hiina, et nad võitlevad ülemvõimu pärast ja andmed on neile ka üks põhilisi ressursse, mille najal siis oma võimu kehtestada. Et siin näiteks siis viide sellisele artiklile, et nagu Peking plaanib kontrollida kõiki maailma andmeid. Nii et andmed igal juhul on väga oluline teema ja ka need süsteemid, mille abil siis nende andmetega töötada, mille abil andmeid organiseerida, mille abil andmetele ligi pääseda, et see on kahtlemata väga oluline temaatika.